Hiina meditsiinis on tähtis selline meridiaanide süsteem. Ja kui midagi kuhjub, siis meridiaan, kujutame ette, et need meridiaanid on nagu sellised jõed, mis voolavad. Ja kui midagi kuhjub, siis see on nagu selline voolaval jõel oksad hakkavad järsku kuhjuma. Kõik see sodi ja praht kuhjub sinna ja tekib ummik. Enam vesi ei voola. Kui meie kehas ei ole voolu, siis me tajume sümptomit või valu või mingit muud asja. Ja kuidas me siis nüüd seda voolu saame taastada, ongi siis see, et me teeme kas nõelateraapiat või siis minu imeline tehnika ikkagi, millest ma ei saa täna üle ega ümber ja millest ma tahan palju rääkida, on üks selline mõnus sõna koputamine, ehk siis EFT. Ja kui ma nüüd seletan seda, et kuidas koputamine aitab, ehk siis see on ka nagu selline emotsionaalne akupunktuur, mis on väga seotud minu jaoks Hiina meditsiiniga, tänapäeva psühhoteraapiaga, ehk siis see algpunkt, eriti krooniliste haiguste puhul, on selline hea koht, et kui kõik need oksad ja kõik see praht on sinna ummistunud ja me ei saa lahti, siis see koputamine annab nagu see jõeveele teeb sellised väikesed nagu lained. Ja kui ta teeb neid laineid, siis kujuta ette, et see laine hakkab liikuma ja ta hakkab seda prahti natuke liigutama. Ta liigutab seda natukene, siis sealt võib-olla läheb midagi voolama, ta liigutab veel natukene, nii kaua, kui see ummik on lahti. Ja kui see ummik on lahti, siis on vaba vool ja meil ei ole enam seda nii-öelda sümptomit ka.